rääkida edasi, mis edasi saama hakkab. Ma võin jätkata. Edasi saab see, et see on jälle otsekohane Jõhkri ütleme, et me saame muuta seda Eesti elu ainult siis, kui me ei allu sellele korruptiivsele isehakanud valitsusele ja seadustele ja korraldustele. Jah, ma kutsun sõna otses mõttes natukene üles mässime selle süsteemi vastu, aga teistmoodi enam ei saa. Just ütlesin. Ja me ei hakka püssiga kedagi maha laskma. Aga väga lihtne on see, kui võtta valitsuselt toit ära. Mis on nende toit? Senikaua, kui me maksame mingit maksu ja viime toitu nende siis ka poodidesse, kus nad osta saavad. Kui nad keelavad meil tervetel inimestel poodides käia, miks need poed siis üldse palustatud kaupadega? Nad ju ostavad ka sealt süüa. Seega, kui me ei maksa makse, ei vii toitu poodidesse ja suhtleme otse tootjalt tarbijale, siis me elame väga hästi ja me saame väga head toitu. Sest antud juhul, kui me läheme poodi selle viimase raha eest, kui me oleme töö kaotanud, ostame seda keemiat täis rämpstoitu, siis me hävitame oma tervist. Ei olegi vaktsiini vaja, me sööme ennast surnud. Meil on siin seltskonnas väga toredad aktiivsed inimesed, kes ka tegelikult on algatanud selliseid liikumisi nagu Ott. Ott tähendab otse tootjat tarbijale. Ja kui te panete isegi interneti otsingusse või Facebooki sõna Ott ja kirjutate järgi otse tootjat tarbijale, te leiate väga palju otse tootjaid Eesti endi inimeste hulgas, kes toovad ka kauba teile kohale. Ei peagi vaidlema ka mässama selle eest, et ma kannan maski või kanna maski, olen vaktsineeritud või ole vaktsineeritud. Ei ole mingit tähtsust. Suhelge otse tootjalt tarbijaga ja tootjaga, et te saate imeliselt hea kauba kätte. Aga tootjaid ei jäänud üldse peaaegu. On. Tootjaid on palju. Ma ise ostan ka talupidajalt, et küll muna, liha, igasugust asju. Ja kusjuures ma ise ka toodan tervislikke tooteid, sest et me ka müüme otse online'is ja me ka anname tervislikku toitu. Ma olen elus ja terve, ma olin viimati haigas 10-aastaselt ja see oli ka rästiku ammutus. Pole haige olnud. Tuleb lihtsalt süüa elusat toitu, sa oled elus. Väga tark küsimus, et kui töötaja on tööl, siis tööandja maksab temast makse. Jah, aga siin on mitu teed. Kui sa oled ettevõtte ja looja ja kui sa teed mingit kindlat tööd oma ettevõttes, miks mitte mõelda nii, et ma teen ise selle ettevõtte. Saad aru mõttes? Kõik on võimalik. Kõik saavad olla ettevõtted, kui sa tahad. Ja sa kulutad enda ümber endasugust ettevõtjad, kes on seda meelt, et Eesti elu peab olema teistmoodi. Et ei pea olema kellegi alluvuses, keegi siit otsustab käsed laased. Ja kui sa oled selle ettevõtte ise looja, siis sa suhtud oma ettevõtjatesse samamoodi, nagu tahad, et sinust suhtud. Hästi lihtne. Saad aru? Ma tõlgin siin diskussiooni, et see on tüüpiline, see ei ole ainult Eestis, see on tüüpiline lähenemine absoluutselt igal pool maailmas. Inimesel tekib barjäär, kui ma ütlen midagi, see ütleb, et see ei ole võimalik. Tegelikult selles inimese sees on see barjäär, mitte minu idees ei ole see barjäär. Saate aru minust, jah? Et tegelikult minul on see võimalik, mina teengi ära, aga sellel inimesel tema ei suuda teha, et hakkab ütlema, et no see on küll täitsa ulme, see, no kuidas te teete, sa oled idioot pealt, no sa oled teised planeedid või mine Palskimaalt 52. Et tegelikult on nii, et tule lihtsalt räägi, kui sa tahad tõesti vaba olla. Ma olen suhteliselt vaba veel praegu, mul on seda vaba aega ka, ma saan sinuga rääkida, kuidas lasta ennast nii vabaks, et sul pole enam piire ja sa teedki need asjad ära. Kas ma ütlesin midagi valesti?
midagi mulle vastu ka, siis mul on hea väide. Et siin pöörati tähelepanu sellele, et taevas käib tohutu liiklus ja plitsitakse midagi taevast alla. Ma täna sellel teemal pikalt ei peatu, ma lihtsalt ütlen ära, et järgmine nädal mul tuleb sellel teemal intervjuu. Kui teil jääb meelde selline uudisteleht nagu Fonte News, fonte.news. Sinna ilmub järgmine nädal üks intervjuu, mis räägib täpselt, mis seal taevas tehakse. See on tõsine teema, see ei ole nalja asi, mis sealt alla plitsitakse, sest tegelikult on niimoodi, kui asja süviti minna, siis need pilved, vihmasajud, lumesajud, soe ja külm, see on tegelikult kõik tehnoloogiline lahendus. Siin ei ole selle, et meil on siin huvitav kliima ja ongi kevad-suvi sellist lahendust. See on programm. Aga sellest me räägime pikemalt, kas keegi usub seda või ei usu, me lihtsalt räägime selle asja lahti omas võtmes. Seega see, mis siin taevas on, see on kõik tekitatud. Ja see, mis lennukitelt alla pritsitakse, sellel on kindel eesmärk ja see ei ole eriti ilus eesmärk. Aga ma räägin siis juba, kui meil siin kogune on, ma kasutan siis seda võimalust rääkida natukene Vaba Eesti Erakonnast. Vaba Eesti Erakond on startup ettevõtte ja lühiajaline. Ehk siis Vaba Eesti Erakond loodi sellepärast, et koondada enda alla mitte vähem kui 100 000 Eesti elanikku, sest see on selline maagiline piir, millega me saaksime Eesti elu muuta hetkega selliseks, nagu me tahame. Ja Vaba Eesti Erakonna number 1 eesmärk on see, et teha koheselt referendum, lõpetada ära poliitiline ideoloogia, lõpetada ära kõik erapoliitiliste erakondade tegevus, sealhulgas lõpetada ära ka Vaba Eesti Erakond. Ehk siis me tuleme korraks, et kõik puhtaks teha, et anda rahvale kõrgem otsustusõigus. Siis astub ka Vaba Eesti Erakond areenilt maha ja rahvas edasi otsustab, kes siin hakkab Eestis seda asja lõpuks ajama rahva eest, rahva nimel, et rahvas enam ei kannataks. See on Vaba Eesti Erakonna üks ja ainus peamine eesmärk. Ja kui te tunnete, et te tahate selle asja siin korda teha, palun rääkige, tehke see liitumise avaldus, meil ei ole elektroonilised kanalid, meil tuleb lihtsalt panna oma käega autogramm avaldusele alla ja toimetada see meie kontorisse või sõbrale, kes juba on liige, sest et iga autogramm on energia ja kui sa oled selle energia juba korraks andnud, siis sa täidab üllast eesmärki. See teeb sinu elu korda. Vastasel juhul, kui me istume ja loodame kellegi peale, siis ei ole sul seda tulevikku, mida sina unistad ja sina tahad. Ja Vaba Eesti järgmised punktid olid juba, mis ma varem rääkisin. Lõpetada ära juriidiline keerukus, teha haiglates tervisabikeskused ja hakata tootma terveid inimesi, maksusüsteem muuta ühe maksupõhiseks, anda muu rahvale, kes on muukeelsed. Meil on väga palju vene rahvusest inimesi, teisi rahvusest inimesi, kes tegelikult on siin palju aastaid tööd teinud, sellele riigile makse maksnud, loonud asju ja nad pole siiamaani saanud Eesti kodanikuga võrdsed õigusi, ehk neile tuleks anda ka kätte Eesti kodaniku pass, et nad õpiksid selgeks eesti keele. Antud juhul on situatsioon selline, et neil on lubatud kogu aeg, et nad saavad, aga siis on see lubadus murtud ja mina ka ei taha õppida eesti keelt selgeks, kui ma olen siia hunnik makse maksnud, öeldud, et sa saad passi, aga õpid siis eesti keel selgeks. Ma passi anda, miks ma pean seda eesti keelt siis õppima? Mul on täna siin vene kogukonna esindajad, kes on löönud käe Vaba Eesti liikumisega, sest et nemad tahavad eesti keele täiesti selgeks õppida. Nad õpivad kas või nädalaga selle keele selgeks, kui nad saavad ka Eesti kodanikuga võrdsed õigused.
kas meil on siis halb anda neile see Eesti kodaniku pass, kui nad loovad ise siin väärtust meile ja aitavad meid? Ma usun, et nad aitavad rohkem kui eestlane ise, sest et uskuge mind, kui siin madinaks läheb, siis võtab venelane ennem relva kätte kui eestlane. Eestlane läheb ruttu kanaaridele peitu. Miks ma räägin seda, et eestlane läheb kanaaridele peitu? Ma räägin naistest. Kui ma olen siin miitingutel olnud Toompeal juba peaaegu 6 kuud seisnud vabaduse eest, siis ma olen, andeks mehed, aga ma olen näinud rohkem naisi kui mehi. Ja kui ma käin tänavapildis ringi, siis ma mõtlen nende naiste ja laste peale, kes neid kaitseb, kui mees käib mask näos ringi. Kes neid kaitseb, kui mees on nii harv, et ilma maskita ringi käia ei julge. No kuidas ta kaitseb sõjaolukorras? Mis ta teeb? Kas ma eksin? Kus need julged mehed on, kes perekonda kaitsevad, kui käivad lapp näo ees? Hartpüksidel. Vabandan, et niimoodi vahele trügin, aga nüüd räägime Eesti Kaitseväest ja Eesti Kaitseliidust, mis seal viimasel ajal toimub. Maskitrall. Kas maskiga inimene on õigusvõimeline? Kas maskiga inimene on mõtlemisvõimeline? Ja nüüd me jõuamegi sinna välja, et Eesti Kaitsejõud, Eesti Kaitsevägi, Eesti Kaitseliit, kõik on hambutud, kõik on jobu kariraisk. Seal on ainukene asi, mis toimub, on ainult maskinõue. Praegu Eesti Kaitseliit põhimõtteliselt jookseb laiali, need, kellel veel mõistus peas on, sellepärast, et ei taheta kanda näos mingisuguseid mähkmeid. Ei tule seda number 1, number 2, nii palju suust välja, et mähkmeid peab kandma. Et jõuame lõpuks sinna kanti, et tuleb, kui kaitseväge ei ole, kui kaitseliitu ei ole, moodustama oma kaitse. Inimesed on olemas, teadmised on olemas, vahenditega muidugi natuke napib, aga saame sellega ka hakkama. Et lõppude lõpuks aitab sellest kuradi kogu jamast. Et mis keegi arvab, et nüüd see NATO meid niimoodi kaitseb, et kui keegi meile kallale tuleb, need tõmbavad esimesena siit jehad. Nendel on siin teised ülesanded. Aitäh. Anna nüüd sõna... Jakina, see koreane. Tere, Eesti sõbrad. Õnnistaku vabadus Eestis. Aitäh! Ja mul on hea meel kutsuda siia Sergei, kes siis räägib Vene kogukonna nimel ka paar sõna. Дорогая, тут Сергей Яков, представляю организацию родителей Эстонии, Иванова. Знаете, вот как раз до меня ораторы говорили, что русских тоже здесь в Эстонии очень много, которые станут вместе с эстонцами плечом к плечу защищать наши ценности, нашу жизнь. Вот я один из них. Я всегда сторонник тех людей, которые по-настоящему... До этого было слышно? Я всегда сторонник тех людей, которые по-настоящему стоят на охране духовных, нравственных ценностей человека. Вот в качестве примера мы сегодня видим такую организацию ВАБА Эсти и его лидера Вейка.